Nordea ühisliiga on nüüd käivitunud ja te ei ole veel kõikide naiskondadega kohtunud, aga ilmselt kogenud treenerina on sul juba ülevaade enam-vähem olemas, et kuidas praegu, kuhu sa paigutaksid tugevuselt oma naiskonna ja millistest ambitsioonidest julgeksid nüüd rääkida? No praegu me oleme mänginud põhiliselt kõikide Eesti naiskondadega. Väga hea mäng oli ka Tallinna Ülikooliga. Nii Läti naiskondadest ainult Kolibriga, aga kui nüüd vaadata, kuidas nad omavahel on seal mänginud, siis ma arvan, et Lätis CESis, Riia TTT, Liepaja ja Merks on täiesti korralikud võistkonnad ja nendega meil tuleb nüüd edaspidi olevad mängud mängida. Hooaja alguses rääkisid, et ambitsiooniks oleks medal Nordea ühisliigas, et kuidas see praeguse seisuga tundub, kas on reaalne eesmärk veel või olete pidanud korrektuure tegema? Ei, ma arvan, et see on täitsa reaalne eesmärk ja arvestades, et ma loodan, et meie vigastatud mängijad Mirjam Nikola ja Kati Rausberg ka kosuvad, et ma arvan, et see on reaalne eesmärk ja see on päevakorral. Tänane vastane ilmselt ei ole nüüd sellest kõige teravamast tipust, kuigi ühtegi Läti naiskonda ei saa kunagi alahinnata, aga kas sellise mängu puhul treener peab naiskonda kuidagi teistmoodi motiveerima või on mängule seatud ka mingisugused teistsugused eesmärgid, kui võib-olla sellise vähe tihedama konkurentsiga mängus? No kindlasti lätlastel on praegu palju, nagu öeldakse, ümber struktureerimist ja organisatsiooni, aga mina isiklikult võtan seda mängu väga tõsiselt ja kõikidest mängudest saab midagi õpetada ja mingit kasu. Nii et tähendab, võib-olla kui see vastane võib-olla ei ole nii terav ja kui nüüd eilne vastane Balti liigas meil oli, siis ma arvan, et teatud taktikalisi ja õpetuslikke momente saab alati mängijatele pakkuda ja see on väga hea treening. Mainisid ennem vigastatud mängijaid, et mis seisus hetkel Kati ja Mirjam on ja millal need platsile uuesti oodata on? No ma ootan neid jõuludeks. Aitäh!